aga neid ikka inimesi tuleb siin vaikselt, et küllap ja tõesti paljud ootavad seda salvestust, nii et selles mõttes ei lähe kuhugile kaduma. Aga siis tere kõik, kes te olete täna tulnud siia kuulama selle eelmise aasta muuseumide ja elamuskeskuse tuntuse ja maine uuringu tulemusi, mis on põnev nagu alati. Ja Anu Varblane on meil lahkelt olnud nõus oma töö vilju tutvustama, nii et ega ma rohkem siin kinni ei hoiagi ja lasen Anu sul rääkida. Tere, mina olen siis Anu Kantar Emarist ja tahtsin täna tutvustada muuseumite ja elamuskeskuste tuntuse ja maine uuringu tulemusi. Muinsuskaitseamet tellis selle uuringu juba teist korda ja vähemalt eelmine kord küll pärast mitmete muuseumite esindajad andsid teada, et see oli väga kasulik ja huvitav uuring. Nii et ma loodan, et seekord ka on see teile põnev. Siin ma hoiatan juba ette, et on päris palju numbreid ja pingeridasid, et kuna need tulemused pannakse kodulehel üles, siis te saate kõik ise süveneda ja põhjalikumalt vaadata ja oma muuseumi kohta tuvastada. Nii et ma neid kõiki siin ükshaaval ette lugema ei hakka, et teeme pigem sellise üldise tutvustuse, et millest see uuring üldse oli. Uuringu eesmärk oligi välja selgitada Eesti muuseumite ja elamuskeskuste tuntus ja atraktiivsus. Vaatasime, et milliseid muuseume ja elamuskeskusi inimesed üldse teavad, et mis neile spontaanselt meenuvad, mida nad etteantud nimekirjast ära tunnevad, milliseid muuseume nad on külastanud viimase 12 kuu jooksul, mida plaanivad külastada, kust saadakse muuseumite kohta infot. Ja mõned küsimused olid ka muuseumi kaardi kohta, mida sellest teatakse ja kas on huvi seda endale soetada. Andme kogumiseks me kasutasime veebiküsitlust ja sellele vastas 1252 inimest üle Eesti vanuses 16–84. Ja see oli esinduslik valim ehk, et kui näiteks selles uuringus 16–24-aastased väitsid midagi, siis me saame üldistada selle kogu Eesti elanikkonnale, et 16–24-aastased valdavalt arvavad nii. Ja see ankeet oli nii eesti kui vene keeles, et sai vastata mõlemas keeles. Ja nüüd siis tulemused. Esimene küsimus oli meil muuseumite ja elamuskeskuste spontaanse tuntuse kohta. Ehk, et kui on vastajal ees küsimus, et milliseid muuseume ja elamuskeskuseid Eestis ta teab, siis mis ta kirja paneb. Ja siin on üks metoodika nõrkus see, et see kirjapilt on siis täpselt selline, nagu vastajad selle ise kirja panevad ja kui täpselt nad selle kirja panevad. Et me küll ankeedis rõhutasime, et palun pange muuseumi nimi kirja võimalikult täpselt ja et kui sama nimega muuseum võib olla mitmes kohas, et siis pange ka asukoht kirja, aga paraku ikkagi tuli selliseid vastuseid, kus me ei saanud täpselt aru, et millist muuseumi täpselt on mõeldud. Näiteks loodusmuuseumi puhul, et kas on mõeldud Tallinnas asuvat Eesti loodusmuuseumi või on mõeldud Tartus asuvat ülikooli loodusmuuseumi. Samamoodi mitme linna, kunsti, koduloo muuseumi puhul oli see segadus, et me ei saanud täpselt aru, millist muuseumi on mõeldud. Sama lugu ka näiteks Lennusadama ja Eesti lennundusmuuseumiga, et kirjutati näiteks lennumuuseum ja siis me ei saanud öelda, et mis siis täpselt mõeldud on. Et seetõttu tuleb arvestada, et need tulemused kõik ei saa päris täpselt tõlgendada. Aga kui neid tulemusi vaadata, siis on näha, et kõige tuntumad spontaanselt on Eestis Eesti Rahva Muuseum ja Kumu. Et peaaegu iga teine elanik nimetab neid, kui ta mõtleb muuseumitele ja elamuskeskustele. 3. kohal on teaduskeskus Ahaa, mida nimetab siis umbes iga 3. Eesti elanik ja järgnevad Eesti Vabaõhumuuseum ja Meremuuseum, mida nimetab siis umbes iga 4. Ja teiste muuseumite spontaanne tuntus on madalam. Et siin see nimekiri on väga pikk, et siin tabelis on näha, et järjest on 3% ja 2%, et tegelikult nad on ikkagi ümardatud 3 või 2, ehk siis täisarvuni, aga et nad on siin tuntuse järjekorras, et lihtsalt need vahed on nii väiksed.
Siis saab siin veel teha üldistusi, et üldiselt naised teavad muuseume paremini kui mehed ja eestlased üldjuhul paremini kui muu rahvuse esindajad. Siin on mõned erandid, et näiteks Lennusadam, Narva linnus ja Paks Margareeta on rohkem tuntud või spontaanselt meenuvad enam pigem muu rahvuse esindajatele. Ja nii nagu ka eelmisel korral tulid ka sel korral selgelt esile piirkondlikud erinevused, et näiteks Lõuna-Eesti inimesed teavad rohkem neid muuseume, mis asuvad Lõuna-Eestis, Virumaa inimesed teavad neid muuseume, mis asuvad Virumaal ja nii edasi. Ehk et need oma piirkonnas on muuseumid ikkagi rohkem tuntud. Ahaa keskus oli siin üks huvitav erand, et mis on suhteliselt hästi tuntud üle Eesti, et seal ei tule nii palju neid piirkondlikke erinevusi välja. Siis vaatasime, kuidas spontaanne tuntus on muutunud 2023. aastaga võrreldes. Üldiselt on need tulemused suhteliselt sarnased, et siin mõne muuseumi puhul saab tuua välja, et kus on tuntus pisut langenud, näiteks Kumu puhul, ka H-keskuse puhul, Lennusadamal, Protol ja tuntus on tõusnud Eesti Vabaõhumuuseumil. Siin ka aruandes on täpsemalt ka teised muuseumid välja toodud, et siin ma teen lihtsalt välja top 20. Ja kui te vaatate neid tulemusi, siis siin on välja toodud ka see top of mind tuntus. See on see, millist muuseumi või elamuskeskust vastajad nimetasid kõige esimesena. Ehk et kui oli küsimus, et millised muuseumid või elamuskeskused teile meenuvad, siis kui te kirjutas esimese nimena Eesti Rahva Muuseumi, siis see läks Eesti Rahva Muuseumi top of mind tuntuse alla. Et nagu näha, siis need muuseumid, mis on üldiselt spontaanselt tuntumad, need meenuvad ka kõige esimesena. Eesti Rahva Muuseumil ja Kumul on top of mind tuntus kõige kõrgem. Järgmiseks aidatud tuntus, ehk et milliseid muuseume ja elamuskeskusi inimesed tunnevad ära etteantud nimekirjast. Siin on esikohal küll Eesti Meremuuseum, aga see on tegelikult arvestuslik tulemus, kui on võetud arvesse Meremuuseumi kui institutsiooni tuntust, ehk et nii Lennusadama kui Paksu Margareeta tuntust. Kui vaadata ainult külastuskohti, siis on esikohal Tallinna Teletorn. Teletorn on selles mõttes huvitav näide, et teletorni spontaanne tuntus oli umbes 2%, ehk et kui inimesed mõtlevad üldiselt muuseumitele ja elamuskeskustele, siis teletorn pigem ei tule pähe, aga kui ta on ette antud nimekirjas, siis ikkagi suurem osa elanikest teab seda. Üldiselt need aidatud tuntuse järgi tuntumad muuseumid olid samad, mis ka spontaanselt on tuntumad, et siin väga suuri erinevusi ei ole. Võib-olla võib välja tuua ka Eesti Rahva Muuseumi, mis spontaanse tuntuse poolest oli esikohal, aidatud tuntuse poolest on esikümnes. Seal on siis erinevus, et spontaanselt tuleb kohe väga paljudele meelde, aidatult tuntakse seda vähem ära, eriti just muust rahvusest elanike hulgast. Siin võib-olla tekitab küsimusi, et kuidas need erinevused nii suured on, et lõpus on Koidula muuseum ja Eesti Ringhäälingu muuseum, mille aidatud tuntus on ainult 1%, siis see on tulnud sellest, et neid ei olnud meil nimekirjas, aga vastajatel oli võimalus ise kirjutada veel juurde, et milliseid muuseume nad teavad ja neid siis kirjutati nii palju, et nad jõudsid ka siia tuntumate muuseumide nimekirja. Aidatud tuntuse puhul tuli samamoodi välja, nii nagu ka spontaanse tuntuse puhul see, et naised teavad üldjuhul muuseume paremini, välja arvatud Eesti Sõjamuuseum, mida mehed tunnevad rohkem ära kui naised. Üldiselt ka eestlased teavad rohkem muuseume kui muu rahvuse esindajad. Erandiks on Narva linnus, mille tuntus oli muu rahvuse seas kõrgem kui eestlaste hulgas. Tuli välja ka selline seaduspärasus, et kõrgema hariduse ja kõrgema sissetulekuga inimesed üldjuhul teavad rohkem muuseume ja taaskord piirkondlikud erinevused, et rohkem tuntakse ära oma piirkonnas asuvaid muuseume. Ja selgus ka see, et
mõndade muuseumide puhul nad on rohkem tuntud ilma lasteta elanike hulgas, näiteks mõned kunstimuuseumid ja samas lastega pered jälle teavad paremini näiteks kaevandusmuuseumi või jääajakeskust, energiaavastuskeskust, Nukuteatri muuseumi, politseimuuseumi ja protoavastustehast. Ehk et sellised asjad, et mida võiks ka ise eeldada, et tõenäoliselt nii on, et nagu näed, siis ka uuringu tulemused kinnitavad seda. Siin on välja toodud aidatud tuntuse võrdlus võrreldes 2025. aastaga. Siin ka kuigi suuri muutusi ei ole, et tuntus on ikkagi üsna stabiilne ja püsiv. Mõne muuseumi puhul on siin näha, et kus on ka rohelise joonega või noolega märgitud, et tuntus on kasvanud näiteks Rakvere linnuse puhul, ajaloomuuseumi puhul, protoavastustehase puhul. Ja samas näiteks Eesti Maanteemuuseumi, Nukuteatri muuseumi puhul on aidatud tuntus pisut langenud. Nii, siis küsisime seda, et milliseid muuseumi ja elamuskeskusi te olete külastanud viimase 12 kuu jooksul. Siin tuli välja, et viimase aasta jooksul on 68% elanikest mõnd muuseumi külastanud. 2023. aastal oli see 71%, et see on üsna vea piirides see muutus, et ei saa öelda, et elanikud külastaksid nüüd vähem muuseume. Aga seda toodi ka lahtistes vastustes välja, et ikkagi piletihinnad on kõrged ja transpordiga võib olla keeruline, et inimesed tahaksid külastada rohkem muuseume, kui neil see reaalselt võimalik on. Aga siin on siis näha, et milliseid muuseume ja elamuskeskusi on viimase aasta jooksul külastatud. Üldiselt need külastatumad muuseumid on ka need, mida rohkem teatakse, et mille tuntus on kõrgem. Siin Meremuuseumi puhul on jällegi see, et on kokku arvestatud Lennusadama ja Paks Margareeta külastamine. Muidu on esikohal Eesti Rahva Muuseum ja siis järgneb Lennusadam. Selle tumeda osaga on veel välja toodud ka see, et milline neist muuseumitest oli viimati külastatud. Et viimati külastamise poolest on siis ka esikohal ERM, Ahhaa-keskus ja siin on võib-olla huvitav välja tuua fotograafis ka, et mis tuntuse poolest ei ole nii tuntud, aga ta ka eelmisel korral külastatuse poolest oli üsna heal kohal. Üks huvitav küsimus, mida me eelmine kord ei küsinud, aga nüüd küsisime, oli see, et kas viimase 12 kuu jooksul toimus teie elu esimene muuseumi külastus. Ja siin tulid päris huvitavad vastused. Et selgus, et neist, kes olid eelmise aasta jooksul mõnd muuseumi külastanud, neist 16% jaoks oli see elu esimene muuseumi külastus. Ja siin paremal pool graafikul on välja toodud, et mis iseloomustas siis neid inimesi, kelle jaoks oli see elu esimene muuseumi külastus. Ja siin on välja toodud ka see nii-öelda kesktase ja see, mis seda ületab, et need vastajagrupid siis justkui on sellest keskmisest tõenäolisemalt need, kelle jaoks oli see esimene muuseumi külastus. Et kui me vaatame, et naistest oli 12% jaoks, aga meestest 22% jaoks või vanuse lõikes, et 29% 35–49 aastaste jaoks oli see esimene muuseumi külastus. Ja kõige kõnekam on see erinevus muidugi rahvuse puhul, et kui eestlaste puhul neist, kes eelmisel aastal külastasid muuseumi, et eestlastest oli ainult 5% jaoks see elu esimene muuseumi külastus, aga muu rahvuse puhul peaaegu iga teise jaoks oli see elu esimene muuseumi külastus. Minu meelest see on mõttekoht, et kuidas see niimoodi saab olla või mis põhjustel see nii on. Aga samas muidugi väga tore, et see muuseumi külastus toimus ja et need inimesed ei lähe selle statistika alla, kes ei ole üldse kordagi muuseumis käinud. Siit on näha ka seda veel, et need, kes madalama haridustasemega, nende puhul oli suurem tõenäosus, et oli elu esimene muuseumi külastus. Muidugi see on ka vanusega seotud, et võib-olla, et need olid nooremad inimesed.
ja Tallinna ja Virumaa elanike hulgas oli rohkem neid, kelle jaoks oli tegemist esimese muuseumi külastusega. Seos on ka sissetulekuga, et need, kelle sissetulek on väiksem, et nende jaoks oli suurema tõenäosusega see esimene muuseumi külastus. Küsisime ka seda, et kas viimati külastatud muuseum või elamuskeskus oli see, mida külastati esimest korda elus või oli seal ka varem käidud. Nagu näha, siis 30% oli esimest korda, aga suurem osa oli sama muuseum juba ka varem külastanud. Et see võiks olla muuseumite jaoks igati positiivne sõnum, et ei ole nii, et kui keegi on ühe korra muuseumis ära käinud, siis ta sinna rohkem ei lähe. Et kui inimestele meeldib ja on põnev, et siis tõenäoliselt minnakse ikkagi veel. Küsisime ka seda, et milliseid muuseumi ja elamuskeskusi plaanitakse külastada järgmise 12 kuu jooksul. Sellele vastas 70%, et ta plaanib külastada mõnd muuseumi. Eelmisel korral 2023. aastal vastas 75%, et ta plaanib muuseumi külastada. Siin jälle ma ei arvaks, et see on tingitud nüüd sellest, et inimeste huvi muuseumite vastu on vähenenud, et nüüd on see protsent madalam, vaid pigem ikkagi selline üldine kindlustunde vähenemine, mida kõik meie teised uuringud näitavad samamoodi, et inimesed ei tea, mida lähitulevik toob ja siis võib-olla ka muuseumi külastamise hindamisel ollakse pisut skeptilisemad kui varem. Aga siis need muuseumid, mida plaanitakse külastada, need kattuvad suuresti sellega, et mida on ka juba rohkem külastatud ja mis on tuntumad. Ehk et ERM, Kumu, Fotografiska, Ahakeskus, Meremuuseum, Vabaõhumuuseum. Need, mida rohkem teatakse, plaanitakse ka rohkem külastada. Küsisime selle kohta, kust inimesed said viimati külastatud muuseumi või elamuskeskuse kohta infot. Kõige olulisem infoallikas nii 2025. aastal kui ka 2023. aastal oli sõbrad-tuttavad. Saadi sõprade käest soovitusi ja siis mindi mõnda näitust külastama. Teisel kohal on koduleht ja kolmas sotsiaalmeedia. Sotsiaalmeedia puhul on miskil põhjusel olnud kõige suurem see langus, et kui eelmisel korral oli sotsiaalmeediast info saamine märksa olulisem, siis nüüd ei peeta seda nii tähtsaks. Et siin ei tea, et siin ei ole küsimus selle kohta, et millist kanalit eelistatakse, vaid just see, et kust seda infot saadi. Et võib-olla siis sotsiaalmeediast lihtsalt ei olnud võimalik nii palju muuseumite kohta teavet saada. Välja sai tuua ka selle, et 16 kuni 24 aastaste jaoks oli koduleht kõige olulisem infoallikas. Et võiks just eeldada, et nende jaoks on sotsiaalmeedia olnud kõige tähtsam kanal, aga oli koduleht. No siin jällegi see, et võib-olla lihtsalt sealt nad said kõige rohkem teavet, et võib-olla nad oleksid ise eelistanud seda saada sotsiaalmeediast, aga kuna me seda ei küsinud, siis ei saa tegelikult seda järeldust teha. Samuti tuli välja, et eestlaste jaoks on koduleht olulisem infoallikas kui muu rahvuse jaoks ja naiste jaoks on koduleht tähtsam kui meeste jaoks. Naised saavad sealt rohkem infot. Ja vanuselõikes eristusid veel vanemad kui 65-aastased, et nende jaoks on ajakirjandus märksa olulisem infokanal kui teiste vanusegruppide jaoks. Kui küsida, et kellega viimati muuseumi külastati, siis on kõige olulisemaks kaaslaseks perekond, järgnevad sõbrad ja siis juba kas turismigrupp või kooligrupp. Mõned küsimused olid meil ka muuseumi kaardi kohta. Ilmselt teie ei vaja selgitust, mis muuseumi kaart on. Vastajatele siis lühidalt kirjeldasime, et see on muuseumide ühine aastapilet. Ja küsisime, et kui paljud on sellest kuulnud. Kui 2023. aastal oli 60% elanikest muuseumi kaardist kuulnud, siis nüüd 67%. Ja
Siin saab ikkagi öelda, et on märkimisväärselt rohkem neid, kes on muuseumikaardist kuulnud, aga samas kui vaadata muuseumikaardi omanikke, et neid ei ole oluliselt rohkem kui 2023. aastal. Vaatasime ka veel, et mis iseloomustab neid, kes on muuseumikaardi omanikud. Sealt tuli välja, et need on pigem kõrgharidusega ja kõrgema sissetulekuga inimesed ja eelkõige Tartus ja Tallinnas. Kusjuures Tartus oli see protsent isegi kõrgem, et kellel on muuseumikaart. Ja need, kes on muuseumikaardist teadlikud, need on pigem naised, suurema tõenäosusega eestlased kui muu rahvuse esindajad ja ühelt poolt 25–34-aastased ehk et mitte kõige nooremad ja siis jällegi 65+ vanuserühm, et see selline kõige keskmine vanuserühm ei ole niivõrd teadlik kui just siis natuke nooremapoolsemad ja siis vanemad. Ja need, kes ei ole muuseumikaardist kuulnud, need on pigem muu rahvuse esindajad, Virumaa elanikud ja 50–64-aastased. Nii siis, kas te oleksite huvitatud muuseumikaardi ostmisest? Sellele on umbes iga 5. vastas, et jah, te oleks sellest huvitatud. Suhteliselt sama tulemus oli ka eelmisel korral. Ja need, kes tahaksid muuseumikaarti osta, need on pigem alla 50-aastased, kõrgema sissetulekuga ja need, kellel on 1 või 2 last. Samas siin on suhteliselt palju ka neid, kes ütlevad, et nad ei oska öelda praegu, et kas nad oleksid sellest kaardi ostmisest huvitatud või ei. Et nende puhul ei saa ka kindlalt väita, et nad ei oleks sellest huvitatud, et võib-olla lihtsalt neil oleks natuke sellist müksu vaja, et nad mõtleksid selle peale. Küsisime ka muuseumikaardi hinna kohta, et kas see on vastajate arvates õiglane. Jällegi need vastuste proportsioonid on suhteliselt samad nagu eelmine kord, et pisut üle poole leiab, et jah, et see hind on õiglane. 29% leidis, et võiks olla odavam ja 2% usub, et oleks nõus isegi rohkem sellest maksma. Küsisime ka selle kohta, et kui inimene ei ole muuseumikaardist huvitatud, et miks ta siis ei ole sellest huvitatud. Siin kõige populaarsem vastus oli see, et ei käi lihtsalt piisavalt tihti muuseumites. Või siis, et ei ole üldse muuseumitest või kõigist muuseumitest piisavalt huvitatud. Siin ma pean ütlema, et vastajad olid üsna aktiivselt kirjutama ka lahtiseid vastuseid, et nad said kommenteerida oma vastuseid ja siin mõni oli näiteks väga põhjalikult kalkuleerinud, et kui paljudes muuseumites ta saaks muuseumikaardiga käia, et kui paljudes ta peaks käima, et see tasuks tema jaoks ära. Et siis oli leidnud, et ta ikkagi piisavalt tihti ei käi, et see tema jaoks ära tasuks. Aga need põhjused olid siis sellised, nagu siin välja toodud. Küsisime ka muuseumikaardi kinkimise kohta, et kas te plaaniksite kellelegi kinkida muuseumikaarti. Ja siin kuskil veerand vastajatest leidis, et jah, et ta kaaluks seda. Mõni isegi jällegi kommentaaridest tõi välja, et hea mõte, et ei ole varem ise isegi selle peale tulnud, aga et tõesti, et kaaluks seda. Aga need, kes ei kaalu, nemad said tuua ka põhjuseid, et miks nad seda ei kaalu. Siin peamine oli see, et kingisaajal on muud huvid, et tõenäoliselt see ei rõõmustaks teda nii palju ja jällegi ka see, et liiga kallis. Aga siin toodi ka välja täitsa huvitavaid selgitusi, et näiteks öeldi, et need, kellele kingitusi tehakse, et need on valdavalt pereinimesed ja kui kinkida see üks muuseumikaart, et siis seda saaks kasutada üks inimene, aga et kui ta läheb perega muuseumisse, et siis ta teistele pereliikmetele peaks ikkagi piletid ostma ja siis tuleks juba see perepilet soodsam. Ja ka selle hinna kohta öelda, et see on kallis ja et võib-olla kingisaaja ei kasutaks seda ära, et toodi välja, et võiks olla selline nagu minimuuseumikaart või selline soodsam alternatiiv, et millega saaks külastada näiteks 5 muuseumi aastas, aga et see hind oleks siis selle võrra soodsam. Et mulle tundub, et see on küll täitsa selline hea ettepanek, et mida võiks võib-olla kaaluda, et selline lahendus ka teha. See ongi minu poolt kõik. Kas kellelgi on
küsimusi, et kui vaja, siis ma saan panna ette mõne slaidi, mis küsimusi tekitas. Saame koos üle vaadata. Praegu on hea võimalus. Tere, mina olen muuseumikaardi esindaja Marge Rahu, muuseumikaardi turunduse ja müügijuht. Mina tahtsin küsida, et kas neid laiendatud vastuseid, mis seal inimesed andsid selle vabas kastis, et kas neid te saate ka jagada, et noh, ma saan aru, et need võib-olla olid mõned üksikud, aga lihtsalt oleks hea. Ja, ikka saame. Ahah, okei, et läbi Merjami siis, jah? Ja. Okei, aitäh. Väga hea ja põnev ülevaade, aitäh teile. Nii veel mõni küsimus. Nüüd saab enda muuseumi kohta küsida ja. No see oli ka väga hea ülevaade, Anu, hästi põhjalik ja arusaadav oli kõik. Ma selle võib-olla ütlen siis metoodika selgituseks ära, et sa ütlesid, et saab enda muuseumi kohta küsida, et kuna meil see ankeet ikkagi on piiratud, et siis me ei saanud sinna aidatud tuntuse nimekirja panna absoluutselt kõiki muuseume, mis Eestis on, et meil oli seal lõpuks ikkagi üle 50 muuseumi vist kirjas, et kuna vastajate aeg on ka ikkagi piiratud, siis kõiki väiksemaid muuseume seal ei ole. Ja seda kommenteerida veel nii palju, et see on läbi aastatega natukene muutunud vastavalt sellele, et kuidas inimesed on vastanud, on ju, et me oleme seda nimekirja siin just vastavalt siis vastustele ka modifitseerinud. Aga see on alati siis koostöös meiega. Aga siis ma ütleksin suur aitäh sulle, Anu, selle töö eest ja ma väga loodan, et meil õnnestub seda peaaegu uuesti teha, sest see on tõesti põnev ülevaade. Et iga aasta me seda kindlasti ei planeeri, aga noh, Anu ise ütles ka, et tegelikult ongi mõistlik võib-olla iga paari aasta tagant või, sest need tulemused ju nii palju ei muutu ajas. Ja, aga siis ma panen selle salvestamise kinni.